Tere tulemast kuulama Nokalaada järjekordse saadet. Seekordne saade on natukene teistsugune. Seekord me proovime uut võimalikku saateformaati või uut võimalikku saatesarja. Nimelt külas on Mart Kalvet, kellega koos me oleme MTÜ Ravikanepi juhatuses ja mõtlesime, et äkki hakkaks tegema regulaarselt või poolregulaarselt, kuidas aeg ja elu lubavad, niisugust väikest kanepi teemalist saadet. Ja tere, Mart! Tere! Kuidas läheb? Tänan küsimast kiirelt, töiselt. See kõlab tõesti, et võib-olla ei tule seda sarja nagu väga regulaarselt, aga mis on uudist? Ma vaatasin, et saate eelsa siin mõned lingid avasid ja üht-teist uut on selle rindel on toimunud. No, uut toimub tõesti niisuguses tempos, et raske on uudistega järje peal püsida, isegi kui hakata otsast loetlema kõiki USA osariike, kus on ravikanepi teemalisi seaduseid kas muudetud või vastu võetud, siis see on tõesti, neid juhtub mitu tükki nädalas. Aga need Eestit võib-olla nii palju ei puuduta, sest uudiskünnise ületab siin tõesti vist ainult legaliseerimine, mis on toimunud nüüd Colorados ja kohe hakatakse ka Washingtonis müüma kanepit, millalgi tänavu kevadel pidi see praktiliselt käiku minema, seadus on juba vastu võetud. Ja kas vist Alaskas ja Oregonis lähevad tänavu sellised need ballotid, rahva küsitlused, et kas äkki oleks juba mõistlik legaliseerida. 2016 on lubanud Colorado vastava seaduse muudatuse ja küsitluse korraldada. On küll populaarne kritiseerida USA demokraatiat jutumärkides ja seda, kuidas nad demokraatiat üle maailma levitavad, aga neil on tõesti tore sükene, mis on paljudes osariikides on vähemalt, ma ei tea, kas kõigis on selline rahvademokraatia tööriist, et kogud piisad allkirju ja siis läheb rahvahääletusele mingisugune idee. Ja kanep on, ravikanep on niimoodi legaliseeritud mitmes osariigis ja ka kanep ise rekreatsiooniliseks kasutamiseks. Ja selles mõttes on tegu huvitava eksperimendiga, et me saame vaadata, kuidas sotsiaalne mõju on ja mõju kuritegevusele ja mõju inimeste tervisele. Ja senimaani vist tõesti ei ole negatiivse mõjusid olnud, vähemalt statistilises mõttes. No mida käsitleda negatiivse mõjuna, näiteks täna hommikul lugesin uudist, et üks mees peeti teises osariigis kinni ja tema auto otsiti läbi, lootes sealt leida uimasteid ainuüksi sellepärast, et tal oli Colorado see numbrimärk, eks ole. Et teatud ootamatud sellised kõrvalmõjud on ja pangandussüsteemil on keeruline teha koostööd nende rekreatiivkanepi ärifirmadega, kuna föderaalseadus nagu keelab neil seda teha ja juristidel on keeruline nendega koostööd teha, sest ka nad nagu ei tohiks teada, millega nende klient tegeleb, et siis kuidagi on selline hall ala. Et loodetavasti sellised kitsaskohad lahendatakse lähikuudel, ma usun. Sellised tüüpilised sotsiaalsed negatiivsed mõjud, mida reklaamitakse, et kohe tuleb, kui me hakkame kanepist rääkima, et kuritegevuse tõus on või siis üks libauudiste portaal levitas uudist, et kui oli just Colorados, kui legaliseeriti kanep, et see esimesel päeval suuri üledoosi 37 inimest, mida isegi Eestis Terviseleht levitas tõsiuudise pähe. No nad ilmselt ei olnud seda sisu korralikult läbi lugenud, sest seal oli väidetud muuhulgas, et see põhjustab kaasasündinud sündroome nagu suguti luki ebanormaalne areng ja mingid sellised, see oli puhas huumor. Aga siin lihtsalt ilmselt loeti pealkirja ja sellest kaugemale enne jagamist nagu ei... See Terviselehe toimetaja Laane, Aleksander Laane, kes on ka Roheliste erakonna juhatus, et tema sükene kanepi vastane võitleja ja ma arvan, et ta tõesti ei vaadanud pealkirjast kaugemale, et lihtsalt see kinnitas tema eelarvamusi ja siis läks ka ülesse.
see ütleb rohkem inimloomuse kohta kui ka mingisuguste seadusandluste tõhususe kohta, selles mõttes, et eks meil kõigil ole teatud eelarvamused mingites küsimustes. Aga see on hea, et sa mainisid sellist asja nagu kuritegevuse suurenemine, mida on korduvalt toodud argumendiks, et me ei tohi legaliseerida ega ravikanepitki kättesaadavaks teha patsientidele, sest sellises vormis nagu see on, et eriapteegid, eks ole, et nende eriapteekide või müügikohtade avamine kuskil piirkonnas muudab selle piirkonna getoks, seal hakatakse tapma ja röövima ja suureneb et see kuidagi mahitab kuritegevust. Ja paar aastat tagasi korraldati vastu uuring vist Los Angeleses, siis see nagu ei tõestanud midagi ühtegi teistpidi, lõpuks selgus, et metoodika oli nõrgavõitu ja see töö võeti üldse tagasi. Aga nüüd on värske uuring välja tulnud, mis ilmus nüüd möödunud nädalal PLOS One'is. Texase Dallase ülikooli uurijad vaatasid läbi FBI kuritegevuse andmed aastatel 1990–2006. See on periood, mille jooksul ravikanep on legaliseeritud 11 osariigis ja üldiselt selles ajalõikes laias laastus kuritegevus langes, aga erinevuste analüüs näitas, et osariikides, kus toimus ravikanepi legaliseerimine, tegelikult kuritegevus mitte ei tõusnud, vaid rasked kuritegevused nagu relvastatud kallaletungid ja tapmised isegi kahanesid. Et see mingis mõttes kinnitab ühte vana Murphy seaduse tüüpi sellist reeglit, mille naljaga pooleks on uimastireformi pooldajad nagu vorminud, et kui asja teaduslikult, kui uurida ükskõik milliste kanepi kahjulikkuse kohta käivat nagu väidet teaduslikult, siis mitte ei selgu ainult, et see ei ole tõsi, vaid et lood on täpselt vastupidi teatud olukorras. Ja antud juhul see paistab niimoodi olevat, samamoodi nagu Taškini kuulsas kopsuvähi uuringus selgus, et ainult kanepiga piirdumine, tubaka mitte suitsetamine mitte ainult ei seondu, et mitte ei tõsta kopsuvähi riski, vaid kahandab kopsuvähi riski. Ma arvan, et kui meil oleks siin stuudios oleks ka Ken-Marti Vaher, siis ta vaidleks, et must on valge ja valge on must, aga eks igal ühel peab oma hobisid olema. No selge on see, et see pilt ei ole must-valge, halltoone on väga palju. Alati saab liialdada ja kindlasti saab enda hingamisteed, kui mitte kopsud päris korralikult tuksi keerata, kui tarvitada suurtes kogustes ilma selle mingeid pigi kinni pidavaid vahendeid kasutamata ja sellist kontrollimata lisaainetega tänava kanepit, et võib enda kopsudele liiga teha küll, jah. Kanepi tarvitamiseks on väga palju erinevaid meetodeid ja sissehingamise koha pealt on suitsetamine ja on see nii-öelda vaporiseerimine. Mina ei ole aru saanud, mis neil vahet on ja kus see erinevus tuleb, et kas sa oskad seletada seda aspekti? See on väga lihtne. Vaporiseerimine on selline protsess, mille käigus kuumutatakse kanep või kanepitoode temperatuurile, mil eralduvad need mõjuained, kannabinoidid ja terpenoidid, aga ei teki põlemisjääke ja neid kartsinogeenseid vähki tekitavaid põlemisjääkidest neid ühendeid, mis on mürgised ja võivad tekitada vähki. No, kui sa
tegelikult sa kuumutad ju selle süttimistemperatuurini ju tegelikult või sa vaporiseerides mitte, seal ei põle midagi. Siis sa alla süttimistemperatuuri? Jah. Okei. Küpsetatakse nii-öelda kindlal temperatuuril, mille eralduvad mõjuained, aga mitte kahjulikud põlemisjäägid. Ja siis on ka loomulikult võimalik seda süüa ja juua ja noh. Limaskestadele pritsida, jah. Viimane rakendus ehk siis Sativex, mis on nüüd vist juba rohkem kui 10 Euroopa Liidu riigis legaalselt patsientidele võimaldatav ürdipõhine ravikanepi toode. Põhiliselt kirjutatakse seda välja hulgiskleroosi nende spasmide vastu ja valude vastu. See on kättesaadav vist Soomes juba ka. Seda kirjutatakse juba ka Soome patsientidele välja. Ja ta mõnede jaoks on päris tõhus. Ja siis on veel sellised asjad nagu, ütleme siis, sünteetilised analoogid. Tronabinool ja marinool ja need mõtled? Just. Jah, tronabinool, marinool, mida kasutatakse näiteks USA's, kirjutatakse välja vähipatsientidele nii-öelda aseaineks kanepi asemele nende vähivalude ja iivelduse vastu. Aga sellega on omad konksud, seda siin on hiljuti mõõdetud. Ka möödunud nädala uudis, et New Yorgi osariikliku psühhiaatria instituudi mullu kogutud andmed patsientidelt, nende käigus võrreldi siis THC-d, seda psühhotroopset, kõige olulisemat, aga mitte ainsat mõjuainet tableti kujul tronabinoolina suitsetatuna ja seda prooviti siis tõhusust just valude leevendamisel. Ja selgus, et tabletiga läheb kõvasti kauem aega ja mõju on kontrollimatum ja kõrvalnähud on tugevamad ja suitsetamine või vaporiseerimine ilmselt annaks sama tulemuse, mõjuvad kiiremini ja tõhusamalt ja läheb vaja vähem mõjuaineid. Kui ma eelmisel aastal uurisin neid analooge ja alternatiive, kus on täiesti võetud mingisugune üks aine kanepi seest ja tehtud see kas tabletiks või mingisuguseks muuks manustatavaks ravimiks, siis mulle jäi silma, et nende ravimitega on seotud ka mõned surmajuhtumid. Kui on võetud mingisugune kannabinoid või mingisugune otse THC näiteks ja tehtud tabletiks, et on olnud üledoseerimist ja on olnud surmasid, aga samas puhta kanepi manustamise peal, kus on need kõik ained segamini ja veel mitu ainet. Et selle koha pealt meditsiinikirjandus ei tunne minu teada ühtegi surmajuhtumit. No on olnud juhtumeid, kus inimesed, kellel pole varem näiteks südamerike välja löönud, on pärast ohtrat kanepi tarvitamist on neil süda üles öelnud. Sellised üksikuid juhtumeid on, aga see on statistiliselt pole see tõesti eriti oluline protsent, need on väga, väga üksikuid juhtumeid. Seda uuringut ma kohtasin ja minu teatas selle tulemused on ka kahtluse alla lükatud, et põhimõtteliselt koroner läks ja otsis ja vaatas, et kanep oli veres ja arvas, et sellega on seotud. Jah, ja pärast seda tegid mingid sakslased vist rahvusvahelisi andmeid kasutades ühe suure metauuringu ja neil õnnestus mingi, ma ei mäleta, 10 või 100 000 juhtumi hulgast välja sõeluda 3, kus võib kanepit surma otseseks põhjustajaks või oluliseks kaasaaitajaks pidada, aga tõesti neid juhtumeid on haruharva ja nagu sa viitasid, tihtilugu ei ole kõik andmed võib-olla päris õigesti tõlgendatud ka nende puhul. Tuleb meelde see klassikaline juhtum, kus ahvid lämmatati kanepi suitsuga ja öeldi, et selle kanep tappis nad ära, nii et saab teha uuringuid täpselt nii, nagu vaja on.
See konkreetne juhtum oli vist, et neil tõestati ajukahjustused ja siis hiljem katseid korrates selgus, et ajukahjustus oli tingitud hapnikupuudusest. Kuna neil sellised kuidas sa paned ahvi suitsetama, eks ole, neil ehitati sellised näomaskid nagu suukorvid, nii et olid sunnitud hingama ainult seda kontsentreeritud suitsu, eks ole, aga sinna ei tulnud piisavalt hapnikku, see oli halvasti üles ehitatud katse. See on tõesti siuke väga ebainimlik katse tundub, kui sa lihtsalt ahvi lämmatad suitsuga ja siis ütled, et kanep on kahjulik. Jah, tänapäeval vist eetikakomisjonid selliseid katseid läbi ei laseks. Vanasti tehti ka inimeste peal väga imelikke katseid, ka täiesti demokraatlikes riikides, nii et jah. Mis muud uudist on? Poliitikutele kõrva taha panemiseks selline infokilluke, et vähemalt USA's kus muidugi on omaette probleem olnud see, et valimisaktiivsus on suhteliselt madal. Üldse rahva poliitiline aktiivsus on, kuidagi ollakse loiud. Näitab hiljutine telefoniküsitlus uuring, mille viisid läbi George Washingtoni ülikooli uurijad, näitas, et küsitletute valmisolek tulla valimiskasti juurde on oluliselt suurem, kui selleks küsimuseks on, et kas legaliseerida kanep. Et 30% vastanuist kinnitasid, et nemad on oluliselt suurema tõenäosusega läheksid valima, kui küsimus oleks kanepi legaliseerimises. Ja vist veel paras ports kas jah, mõned umbes sama palju vist oli neid, kes ütlesid, et olulisel määral suurendaks nende valimisaktiivsust selline küsimus. USA's on säherdanud süsteem, et nad üritavad oma valimisi teha võimalikult efektiivselt, ehk siis kui on võimalik mitu valimist lükata kokku ühte käimisse, siis seda ka tehakse, et valitakse korraga näiteks kongressi liikmeid ja kohaliku kuberner vist eesti keeles. Eestis sellist süsteemi ei ole, et Eestis on ühed valimised korraga ja rahva sükse referendumeid meil ei tehta. Viimatine oligi vist Euroopa Liiduga liitumine. Jah, ma arvan, et siin seda ekstrapoleerides Eesti olukorrale võiks siis lihtsalt soovitada neil, kes praegu kas Brüsselisse pürgivad või mõtlevad juba järgmistele Riigikogu valimistele, et võtta see teema nii-öelda oma valimise üheks põhiteemaks, oma valimiskampaania. Olgu siis poolt või vastu, aga et see paistab inimestele huvi pakkuvat. Kas sa arvad, et Eesti oleks valmis selleks, et sükene mõne suurema partei kandidaat läheks ja ütleks, et tema missiooniks on legaliseerida kanep näiteks? Ma arvan, et Eesti oleks selleks kindlasti valmis, aga kas parteid selleks valmis on, näitab ilmselt lähituleviku poliitkliima. Jah, meil praegu on see kooseluseadus on teemaks ja räägitakse, et vähemalt IRL-i puhul on süsteem selline, et kui IRL-i liige toetab seda kooseluseadust, mis seadustaks ka samasooliste paaride kooselu registreerimise, et siis IRL-i liige visatakse parteist välja. Et Juku-Kalle Raid, kes ei ole küll partei liige, kuid oli veel hiljuti fraktsiooni liige Riigikogus, siis tema kirjutas alla sellele kooseluseadusele ja teda ähvardati fraktsioonist välja visata selle peale. Nii et kuna ta oli viimased päevad Riigikogus niikuinii, siis seda ei tehtud. Aga Eestis on tõesti mõned parteid on ennast väga konservatiivselt positsioneerinud ja tundub, et millegipärast sükene rahvuslik konservatiivsus kuidagi vähemalt parteide arvates läheb inimestele peale. Praegu on välispoliitiliselt selline ärev olukord, ma arvan, et inimeste patriootlikud tunded on praegu üle keskmise. Jah, selles mõttes küll mõnda aega oli rahulik, sai võib-olla natuke liberaalsemaks minna.
Samas viimased tulemused, kus oli parteide populaarsust mõõdeti, siis IRL oli jälle kolinal kukkunud ja Reform, kui selline liberaalsem rahvuslus oli tõusnud oluliselt. Ja muidugi endiselt kõige populaarsem partei Eestis on Keskerakond, nii et ma ei tea, mida me sellest järeldame. Roheline on nende lipuvärv küll igatahes. No, nii palju kui mina mäletan viimast korda, kui enam-vähem ühel ajal võtsid sõna kõik need valitsusparteid, oli just Keskerakonna esindaja väljendatud seisukohad. Yana Toom kirjutas Postimehe arvamuses Veerus minu meelest pikema artikli sellest, kuidas sellist asja ka üldse sallida ei saa. Ja kes ei tea, kes on Yana Toom, siis Yana Toom on Eesti kõige populaarsem naispoliitik. Tema sai kõige rohkem hääli viimastel valimistel naiste hulgast. Nii et mida me sellest järeldada võime, ma ei julge mõelda sellele, kui palju peegeldavad sellised tulemused rahva hoiakuid. Tema valijaid. Näiteks ravikanepi osas. Ravikanep on selline, see on selline müstiline asi, et legaalne ta on, keegi julge välja kirjutada. Isegi meie teadvusse jõudis hiljuti üks juhtum Eestis, kus arst oli soovitanud kanepiga ravida, aga ise ei julenud välja kirjutada. No, kas ei julenud või keeldus algatamast seda protsessi, võib-olla kas või selleks, et säästa patsiendi närve ja aega, sest ta teab juba ette, et tema avaldus lükatakse tagasi. Ka selline võimalus on olemas. Me ei tea üksikasju. Aga ometigi see juhtum oli, et arst oli see, kes soovitas, mitte ei läinud patsient seda otsima. Jah, mulle jäi patsiendi jutust selline mulje, et teema tõstatas meditsiinisüsteemi esindaja. See on veider süsteem või veider olukord on see. Mõni aeg tagasi, see oli paar nädalat tagasi ilmus Eesti Ekspressis Askur Alase Sulest ravikanepi teemaline kirjutis, kus ka intervjueeriti mitmeid inimesi, kes ennast ravivad sellega. Üks neist esines isegi oma päris nime all, enamus varjasid ennast, sest tegevus, enese ravimine on illegaalne, vähemalt selle ravimiga Eestis. Täpsustaks omavoliline tarvitamine, see on tegevus, see on väärtegu, aga see ei ole kriminaalkuritegu. Jah, väärtegu ehk siis selle eest võib saada trahvi ja selle eest võib saada aresti kuni 30 päeva. Selles suhtes küll. No, ma eeldan, et kui keegi vahele jääb, siis pakutakse kokkuleppe menetlust, et davai, et saad trahvi või siis annad üles, et kus sa said selle kraami. Ma arvan, et see süsteem käib niimoodi. Ma ei ole ise kunagi nende hammusrataste vahele jäänud ja ma ei tea ka kedagi, kes oleks jäänud. No, foorumites ja gruppides võib kohata selliseid juhtumi kirjeldusi, mis on küll selle väärtegija poolsed, ühepoolsed sellised kirjeldused, et seni räägitakse väga sõbralikult, kuni kahtlusalune väljendab selget soovimatust koostööd teha. Ja siis hakatakse ähvardama palju karmimate karistustega järsku. No, politsei peab ka kuidagi oma tööd tegema. Nii et... Jah, muidugi. Neid ei saa sellest süüdistada, et nad seadust täidavad. Ja kokkuleppe menetlus on kõigil alati lihtsam ja kiirem ja riigile odavam. Nii et... Riigile odavam, menetlusalusele kallim muidugi. Tihti lugu. Niivõrd kuivõrd. Jah. Mis veel uudist? Mis veel uudist? Vahepeal ma paikaks siia, et hiljuti ma saatasin ühe uuringu peale, kus oli erinevate uimastite hinnad maailmas ja Eesti oli esiviisikus, meil on üks kallimaid kanepeid on kogu maailmas. Jah, ma täitsa usun seda. Mis sa arvad, kas... Mis seda hinda kujundab? Kas see on politseitöö efektiivsus?
Politseitöö efektiivsus, vastupropaganda efektiivsus, kallis elekter. Olgem ausad, kui võrgutasud maha arvata, siis meil on üks odavamad elektrid Euroopa Liidus. Noh, ütleme nii, et korralik kodukasvatus nõuab, selle elektrikulu on ikka päris suur. Küttekulu on võib-olla suurem seal juures, sest meil on üsna külmad ilmad ka. Aga ühesõnaga politsei efektiivsus, et kas see tähendab seda, et politsei narkovastane võitlus Eestis on efektiivne, töötab? Selles mõttes, et kas see vähendab uimasti tarbimist? Ei, aga see tõstab uimastite hindu ja selles mõttes kindlasti töötab kurjategijate kasuks. Et nemad teenivad rohkem. Okei, loogiline. Kasutus on stabiliseerunud, ja isegi vist kanepi kasutus isegi veidi langenud, aga palju on asemele tulnud igasugust tundmatut kraami. Ka muuhulgas neid sünteetilisi kannabinoide, mida kusagil Hiinas toodetakse, miksitakse puruga, müüakse suvalise taimepuruga, müüakse legaalselt Lätis ja tarvitatakse Valga koolilaste hulgas, nagu me oleme lehest lugenud. Ma olen kuulnud ja lugenud. Ja nendega on seondunud surmajuhtumid, õnneks küll veel mitte Eestis, aga neist sellisest kraamist on ennast nii-öelda koomasse või reanimatsiooni tõmmata palju lihtsam, kui kanepist kunagi olnud on. Ja see on niisugune legaalne kraam, mida saab poest või internetist tellida ja ei ole ära keelatud ja põhimõtteliselt on kanepi Eestis asendaja. Eestis siiski suur osa neid nagu... Mõned on juba ära keelatud küll, aga neid tuleb muidugi kogu aeg juurde. No see molekuli muutmine ei ole. Turg on seadustest sammu võrra ees. Siin oli pool aastat tagasi vist oli, kus Wise'is oli artikkel või kuskil, kus üks ameeriklane, kellel puudusid üldse igasugused teadmised pärast põhikooli keemiast, eks ole, tegi ajakirjandusliku eksperimendi korras läbi selle, et lasi sünteesida uue psühhoaktiivse molekuli, laskis seda toota 2 tellise suuruse hunniku Hiinas, laskis selle endale postiga saata ja tõestas siis laboratoorsete uuringutega, et see tõesti on tugeva psühhoaktiivse toimega uus aine, et noh. Ja mis oli täiesti legaalne, ta võis seda müüa, kui ta oleks tahtnud. Nii ja sellised, neid asju üritatakse igal pool ise moodi reguleerida ja igas riigis niisama lihtsalt läbi ei lähe. Ja siin on meil näiteks väga hea näide on tegelikult Uus-Meremaa, kus saadi lõpuks aru, et see võidujooks on ette kaotatud ja selle asemel pakutakse tootjatele uute psühhoaktiivsete ainete ehk niinimetatud legaalsete uimastite, mis on eksitav nimetus. Uute psühhoaktiivsete ainete turu regulatsiooni. Niimoodi, et tootja peab riigi kehtestatud tingimustel läbi viima mastaapsed kliinilised uuringud, mis näitavad, kui ohtlik see täpselt on, varustama oma toote vastavate hoiatustega, vist ka looma tugisüsteemi või kuidagi, et inimesed teaksid, kuhu pöörduda ja et oleks olemas vastavad kabinetid. Ühesõnaga, turg on rangelt reguleeritud ja esimesed avaldused ja need uurimused juba käivad ja paistab, et seal läheb see nagu loodetavasti hakkab tulemusi andma. Aga muidugi fakt on see, et kui eos poleks olnud juba keelatud need ained, mida igal pool tarvitatakse ja mis räägime siis stimulantidest nagu amfetamiin või ecstasy, MDMA, eks ole, kanep loomulikult. Kui sellised ained poleks keelatud, siis ei oleks tekkinud väga suure tõenäosusega sellist turgu üldse, sest enamasti need ained on ohtlikumad ja mitte nii meeldivate omadustega. Meil on ka mõningad siuksed vanad, kas just klassikalised, aga siiski vanad tuntud taimed on endiselt legaalsed ka Eestis, et peaks olema luulusalve või salve noorum. Luulusalve juba mõned aastad enam ei ole.
see on selline asi, see peaks olema ravimite nimekirjas, aga ta ei ole narkootiliste ainete nimekirjas. Nii et sa ei või seda poes müüa, aga sa võid kodus kasvatada minu arusaamise järgi. Ja selle tarvitamise eest saab trahvida kui ravimi tarvitamise eest ilma arsti volitused. Selles mõttes küll. Kas ma saan õigesti aru, et see on selline huvitav lugu, kus kasvatamine ja tootmine on omas kodus nagu on legaalne, aga müük ja tarvitamine on illegaalsed? Ei oska kommenteerida, seda peab spetsialisti käest küsima. Pole nii süvitsi süvenenud sellesse. Teeks siinkohal väikse pausi äkki ja hingaks õhku. Minu poolest võib alati. Olemegi hingamispausilt tagasi ja järgmine uudis, mis on meil tulnud sel teemal? Jäi silma möödunud nädalast selline Toronto Dalla Lana nimelise rahvatervishoiu Toronto ülikooli Dalla Lana nimelise rahvatervishoiu instituudi uurijad analüüsisid 39 000 Ontario tudengi kooliõpilase õpitulemusi ja korreleerisid seda kanepi kasutusega vahemikus 1981 kuni 2011. 7., 9. ja 11. klassi õpilastelt küsiti nende tubaka tarvitamise, kanepi tarvitamise ja kohta ja võrreldi neid õpitulemustega siis. Ja selgus, et arvestatav osa neist, kes tarvitasid kanepit, aga ei tarvitanud tubakat, et nende õpitulemusi ei paistnud nende uimasti käitumine mõjutavat, et need, kes tarvitasid kanepit, nende õpitulemused ei olnud halvemad kui neil, kes kanepit üldse ei tarvitanud, aga küll aga osutusid õpitulemused mõõdetaval määral halvemaks nendel õpilastel, kes tarvitasid tubakat. Aga loomulikult ei ole siin korrelatsioon sedapidine, et tubakas hävitab mõistuse niivõrd kui just see, et pigem kipuvad tubakat tarvitama probleemsed õpilased. No teooria on, et probleemsed õpilased tarvitavad ka kanepit, et selline uimast tarvitamine vähemalt stereotüübi järgi kaasneb just halbade õpilastega ja probleemsete õpilastega, kellel on mingisuguseid teisi muresid elus. Samas ma ei tea, kui ma olen suhelnud inimestega, kes on käinud Eestis vähemalt eliitkoolides, siis nemad on kirjeldanud, et väga paljud õpilased seal, nende klassikaaslased tarvitasid kanepit regulaarselt. Siin tuleb vahet teha minu meelest sellistel asjadel nagu tarvitamine ja kuritarvitamine. See, et eksperimenteeritakse sellega, mis on parasjagu popp, kas olgu see siis tubakas või alkohol või kanep, et see ei tähenda tingimata, et see sellest õpilasest, kes selliseid eksperimente endaga teeb kooli ajal, et ta nüüd tingimata probleemne on. Aga kuritarvitamise põhjused, mitte ainult laste hulgas, vaid üleüldse ja üldse kõigi ainete puhul, kipuvad siiski seonduma madalama majandusliku staatusega, vähese kindlustatusega, elukohaga kusagil sellises kõrge kuritegevusega piirkonnas, ütleme, getodes. Kuritarvitamine on sükene asi, mida võib teha kõigega ja ma ei mõtle siin nüüd, et kuidagi õigustada sellist kuritarvitamist või midagi sellist, aga mõtlen just seda, et kui sul on elus on halvasti ja sa ei näe mingisugust väljapääsu, siis ega ei ole suuresti vahet, et kas sa tarvitad enda tuimestamiseks alkoholi, kanepit, tubakat või sa näiteks pornograafiat või siis arvutimänge või pöördud arstile ja lased endale välja kirjutada meeleolu
antidepressantene. Et see on, kõik on siukene, kui sul on elus on ikka väga sitasti, siis sa otsid mingi asendustegevust, midagi, mis leevendaks, aitaks mõtted eemale viia, aitaks siukest tegeleda siukse eskapismiga. Ja tõesti... See on tüüpilise teismelise kirjeldus, mida sa praegu ette lähed. Aga niimoodi ongi. Ja mõned teismelised, vanasti loeti raamatuid. Olid siuksed, kas just nohikud teismelised, see on võib-olla halb sõna või halb võrdlus, aga teismelised, me kõik teame siuksed inimesi, kes hakkasid teismelised lugema hästi palju raamatuid näiteks, põgenesid mingisuguses fantaasiamaailma ja olid seal, et nende päris elu oli piisavalt halb, et nad ei suutnud sellega toime tulla. Et pigem mindi otsima mingisuguseid muid kogemusi, et võib ju vaielda, et raamatust nende otsimine on ohutum kui tubakast või alkoholist. Sõltub raamatust. Aga jah, eks ta nii kipub olema. Ma olen laias laastus nõus, et on ju näidatud isegi korrelatsiooni kõrgema IQ ja depressiooni vahel ja kõrgema IQ ja uimastite tarvitamise vahel. Et loomu poolest arukamad inimesed millegipärast kipuvad ka rohkem otsima uusi kogemusi. See on just üks filosoofia teooria selline, et elu ongi tegelikult masendav ja kes on kõrgema IQ-ga, see saab sellest aru ja otsib mingisugust parandust. Et kes on selline madala IQ-ga, nende jaoks elu ei ole masendust, nad ei saa aru, et see on masendav. Läheb juba filosoofiliseks. See on väga nihilistlik nagu lühikokkuvõte. Ma võib-olla natuke liiga lihtsustav. Aga ma saan aru, kuhu sa rihid, eks seal on omajagu tõtt vist on selles. Räägime sellest kodanikuinitsiatiivist. Jah, räägime kodanikuinitsiatiivist. Tuletame oma kuulajatele meelde, et neil on võimalik sellisele üle-euroopalisele kodanikualgatuse projektile nagu We'd Like to Talk anda oma allkiri ja aidata viia see süsteem, ma räägiks natuke tausta. Muidugi, kes tahab seda petitsiooni kohe üles leida, siis Facebookis on üks grupp nimega kanepi legaliseerimise avaliku pooldajad oli vist selle grupi nimi. Ja sealt leiab selle lingi üles, sealt leiab ka muid infomaterjale ja seal on 1000 liikmeid on sellel grupil, kes kõik avalikult oma nimega seal kaasa löövad. Mõned ka varjunimega, see selleks. Euroopas on selline huvitav otsedemokraatia tööriist. Nimelt, kui mingisugune küsimus on Euroopa Liidu pädevuses ja mõned teemad on, sealhulgas ka kanep, suuresti, siis on võimalik kokku koguda 1 miljon allkirja üle kogu Euroopa, mis järel Euroopa Komisjon selle küsimuse saadab Euroopa Parlamenti. Ja Euroopa Parlament selle üle siis hääletab, et kas poolt või siis vastu. Et varem on siin näiteks sellise instrumendiga proovitud, isegi me ei mäleta, kas see õnnestus või õnnestunud, et teha vesi inimõiguseks, siis tuumajaama vastased on sel teemal, selle algatusega, selle instrumendiga üritanud Euroopas oma tähelepanu saada. Ja lisaks sellele, et 1 miljon allkirja peab kokku saama, tuleb vist oli vähemalt 7 riigis saada mingisugune protsent elanikkonnast kätte. Konkreetse selle algatuse juures, mille eesmärgiks on kanepi legaliseerimine, on kogutud natuke vist alla 100 000 allkirja, kui ma viimati vaatasin. Ja Eesti, kui me vaatame protsenti elanikkonnast, siis Eesti oli esirinnas selle jällegi. Et Eestis tundub, et kas info liigub väga hästi, mis mind üllataks, sest et seda konkreetset petitsiooni ei ole peavoolumeedias veel reklaamitud ega arutatud. Või siis Eestis on tõesti väga palju kanepi legaliseerimise pooldajaid, kes on oma info väljas ja sealt on saanud selle info kätte ja oma allkirja andnud. Et Eestis on see algatus on üsna populaarne. Mina olen skeptiline, et see töötab.
vähemalt see konkreetne algatus. Ma hästi ei usu, et 1 miljon allkirja kokku saab, aga ma loodan, et saab. Siis saab selle küsimuse vähemalt Euroopa Parlamenti, saab seal seda arutada. Euroopa Parlament on minevikus uurinud teemasid ja koostanud raporteid igasugustel teemadel. Nad on teinud seda väga pädevalt, üllatavalt pädevalt lausa. Et näiteks viimane raport, mida nad hääletasid sel kuul veel, oli NSA ja internetis massilise jälgimise teemaline raport, mis oli hämmastavalt pädev ja põhjalik. Ja ma arvan, et kui Euroopa Parlament võtaks kanepi teema ette, siis selle teemaline otsustusprotsess toodaks väga kasulikke ja põhjalikke materjale ja nad läheneks selle teaduspõhiselt ja eksperdipõhiselt, mitte dogmaatiliselt, nagu Eesti poliitikute hulgas on levinud näiteks sel teemal. Uimastipoliitika nii-öelda teaduspõhisestele alustele viimist hakati hiljuti läbi suruma ka Ühendkuningriigis riigisiseselt, et minu meelest nüüd on see vastu võetud ja moodustatud lausa eraldi valitsuskomisjon, kellele on tehtud ülesandeks mitte ainult teaduspõhiselt hinnata Ühendkuningriigi enda uimastipoliitika tõhusust või ebatõhusust, vaid ka tutvuda põhjalikult alternatiividega, mis on juba töös, eks ole, nagu Holland ja Colorado, ja analüüsida neid, moodustada, teha vastavad raportid ja siis kui nad oma sõna peavad, siis tõenäoliselt hakkavad need raportid hiljem uimastipoliitikat oluliselt kujundama. Kas oli Inglismaal oli see juhtum, kus mõned aastad tagasi professor David Nutt tegi uuringu erinevate uimastite sotsiaalsest ja ka tervislikust mõjust ja leidis, et alkohol ja tubakas on nii tervisele kui ühiskonnale kahjulikumad kui kanep, mis järel ta sai kinga oma valitsustöölt, oma riigitöölt. See ei olnud päris nii üksühene seos. Tähendab, uurimus kujutas endast tegelikult rühma eksperte, kes Nuti juhtimisel hindasid nagu mitte nüüd kõige konkreetsemate numbrite põhjal, sest tihtilugu on selliseid numbreid raske kui mitte võimatu usaldusväärseid numbreid koguda, vaid nagu nii-öelda üldmulje põhjal ja enda teadmiste põhjal sellest valdkonnast järjestasid siis kas vist 7 või isegi, ma ei mäleta, ütleme, et seal oli 10 ohugruppi, millest osa olid siis tervisekahjud ja osa kahjud ühiskonnale, kulud ühiskonnale ja sealt selgus tõepoolest jah, et kui need numbrid niimoodi ritta sättida, siis uimastikahjudest tähendab kõige kahjulikum narkootikum on alkohol. Või oli alkohol 3. kohal, heroiin ja kokaiin seal alguse poole. Aga siin on see konks ka, et alkohol on legaalne, kergesti kätte saadav. Et see kindlasti tegelikult võimendab alkoholi, tähendab, ütleme nii, võimaldab alkoholil rahva tervist mõjutada ja kujutab endast ühiskonnale teatud koormust. Omaette küsimus on, et kas see koormus kahaneks ja need kahjud kahaneksid, kui alkohol ära keelata ja senised eksperimendid näitavad, et pigem mitte, pigem need võimenduksid veelgi. No alkoholi keelemist on tõesti proovitud USA's näiteks. Eks meil Eestiski. Kuna see oli? 30ndatel, samal ajal kui USA's. Kui pikalt? 10 aastat. Ma olen ajaloos nõrguke. Okei. Seda mida ma teanki. See oli see aeg, kui hakkas vohama piirituse äri üle Läänemere. Kõigepealt vist keelas Soome ära, siis hakati Eestist sinna vedama massiliselt piiritust ja siis keelati Eestis ka joomine ära. Aga see kaua ei kestnud ja selleks ajaks, kui teine maailmasõda hakkas, oli juba alkohol jälle legaalne.
See on siukene, jah, võtta alkoholi on nii lihtne toota. Et selles mõttes sa võid ära keelata, aga inimene võib ikka teha kodus õlut ja seda destilleerida ja saada halbale tulemuste korral võib lennata näiteks majaõhku destilleerimisel või siis teed hoopis metanooli kogemata, nii et no me võime siin tuua analoogi kanepiga, et esiteks kanepit on suhteliselt kerge kasvatada, ka varjatult ja ka seda sealt saab ekstraheerida mõjuaineid ja ka see on ohtlik protsess, mille käigus võib maja õhku lasta, eks. Ja see on päris kõvad lahustid on seal mängus vist, ma ei ole selle protsessiga ise tuttav. Põhiliselt kipuvad USAs, kus osariikides, kus need ekstraktid on populaarseks muutunud, on vist kõige rohkem õnnetusi juhtunud just butaneerimisel. Et vedelgaasiga pestakse kanepi ürti läbi, eks ole, gaas aurab ära, ekstraktid jäävad järele, aga see gaasi äraauramine kuskil garaažiboksis on nagu raskendatud ja on juhtunud, et on õhku lastud ennast. See ei kõla väga meeldivalt. Jah, seepärast tuleks seda turgu väga hoolikalt reguleerida, mitte jätta selle ise hakanud ekstraheerijate mängumaaks. Aga mis uudised sa oled veel tänaseks välja otsinud? Möödunud nädalast vist palju rohkem sellist, võib-olla meie kuulajaid Ameerikas huvitab teada see, et see ainuke föderaalne kanepifarm, mis USA's varustab käputäit patsiente ja uurimisasutusi siis nagu föderaalselt selle riikliku uimastite kuritarvitamise uurimise instituudi NIDA sponsorluse alusel nagu siis seal on aastakümneid kasvatatud ainult ühte sorti ja nüüd nad on hakanud kasvatama ka CBD-rikast sorti. Et on oodata CBD-rikka sordiga, see üks sort on nimega see Charlotte's Web. Charlotte's Web on jah, sellest on CNN-i meditsiinireporter Dr. Sanjay Gupta teinud, ma ütleks, suisa 2-osalise saate, kuigi see esimene osa lihtsalt CNN-i eriraport pealkirjaga Weed rääkis selle Charlotte Figi loo, kuidas lapsel on haruldane selline pärilik epilepsia, mille tõttu tal hoolimata paljudest tavameditsiini ravimitest tal oli seal ikka sadu ja sadu neid haigushooge päevas ja kuni vanemad said kuskilt aimu, et mitte psühhoaktiivne kanepi ekstrakt ehk see CBD õli võib nende tütart aidata ja siis nad läksid vist Coloradosse, kus on praegu selles osas kõige leebem ravikanepi seadusandlus, mis just lastele võimaldab siis ravikanepit välja kirjutada, said kontakti kasvatajatega, kes nagu just meditsiiniliseks tarbeks olid üritanud seda aretada ja see aitas nende last väga. See ei ravi teda terveks, aga see kahandas tema nende langedõve hoogude sagedust nagu mõnele nädalas. Kui enne oli mitusada päevas, siis nüüd mõni nädalas. See on selge vahe ja seda ei pakkunud ükski, sellist ravi ei olnud võimalik ilma kannabinoidideta talle nagu pakkuda. Ja nüüd oli 6 aega tagasi vist umbes tuli välja siis selle järg, kus Sanjay Gupta vestleb muuhulgas nende perekondadega, kes pärast selle esimese saate nägemist kolisid Coloradosse. Ja seal on tekkinud täitsa ravikanepit vajavate lastega perekondade kommuunid. See konkreetne kanepisort, et
seal on CBD-d on hästi palju, THC-d on vähe. Ühesõnaga THC on, ma saan aru, et on see, mis tekitab selle mõju, mille pärast inimesed ka meelelahutuslikul eesmärgil kasutavad. Peamiselt, jah. Selge on see, et ürdis, kus on veel väga palju muid kannabinoide, moduleerib see muude kannabinoidide koosseis mingil määral seda mõju, samamoodi terpenoidid, aga see on kõik sekundaarne, ütleme, see, mille pärast kanep on illegaalne ja see, mille pärast teda tarvitatakse, on eelkõige THC. Kui keegi meist saaks kusagil seda sama sorti, mida too laps kasutab, üritaks tarvitada seda meelelahutuslikul eesmärgil, siis see mõju, ma saan aru, et ei oleks hullem, kui sa võtad mingi valuvaigisti näiteks. Sellel ei tohiks üldse mingit mõju olla. Et lihtsalt nagu tarvitad ja ei mõju midagi, aga samas see ravib. Ta aktiveerib CB2 retseptorid. Kui sa oled terve inimene, siis CB2 retseptorite aktiveerimine väliste vahenditega ei muuda sinu teadvusseisundit ega enesetunnet. Ta on mitte psühhoaktiivne. Kes on nagu täiesti võhike kuulab, siis põhimõtteliselt nagu jood vett leevendab jännu, aga... No jälle... Sellised on nii-öelda anekdootlikud või siis kasutajate kirjeldused, et jah, see ei ole psühhoaktiivne, see ei mõjuta teadvusseisundeid. Me ei saa öelda, et ta 100% ohutu on, sest selle pole lihtsalt kliiniliselt uuritud nii mastaapselt, et seda saaks täie kindlusega väita. Aga lihtsalt praegu pole alust ka nagu arvata, et ta peaks seda olema. Aga jah, aga see, mida sa kirjeldasid, et sa hangid seda taime ja tarvitad, hoolimata sellest, et see psühhoaktiivne ei ole, on ka see seadusega keelatud. Nii et täiesti mõjuta taim, selle tarvitamine, omamine ja kasvatamine on keelatud. Praeguse seisuga küll, jah. Ma saan aru, et meil on turule tulnud hiljuti nii-öelda kosmeetika tootena CBD sisaldusega õli. Mida ka Eestis? Just Eestis, jah. Tuuakse seda Taanist maale ja müüakse, on olemas mingi elustiilipood, mis seda pakub, aga nad ei paku seda kui ravimit, vaid kui neil on voli seda müüa kui kosmeetikatoodet ja ainult välispidiseks kasutamiseks. Samas seal ei ole mingisuguse ohtlik ainet sees, et see ei mürgita sind, kui sa tarvitad seespidiselt. Jah, aga nad ei tohi seda soovitada. Mm-hmm. No, see on selline CBD-rikast ja THC-d ei ole. THC-d seal ei ole, jah. Nii et selles mõttes, okay. Kui sa kasvatad taime, kus on CBD-d, siis see on nagu illegaalne, kuigi ta ei mõju, ja kui sa mingi ekstrakti ostab poest, seal on CBD hästi palju, siis see on legaalne. Jah. Jah. Aga olgem ausad, ega neid epilepsiaga lapsi ei ravita taimega, nad ei suitseta taime, nemad saavad ikka just kanget kontsentraati. Mingisugused tilku, jah. Ja. No hea, et on leitud midagi, mis töötab vähemalt. Et ma ise vaatasin seda saadet uuesti hiljuti, seda esimest saadet ja tõesti, kui ma ei mäleta, kui vana see laps oli, noor laps oli igatahes ja ta, kuna tal oli kogu aeg epilepsia hood, siis tal oli tõsiselt õppimine ja põhiliste kas või nagu rääkima õppimine oli tõsiselt häiritud, sest kui inimene kogu aeg on mingisuguses epilepsia hoos sisuliselt, siis tal ei ole võimalik tegeleda siis mitte millegagi. Aga kui neid hoogusid jääb tõesti mingi 1-2 nädalas, mis meie jaoks võib tunduda väga palju, siis siiski ülejäänud aja ta saab ju tegeleda arenemisega, kasvada nagu laps üles. Ja see on mitmes osariigis, kus USA's on praegu kas juba läbi läinud või parasjagu arutusel sellised seadused, mis võimaldaksid just ainult CBD põhiseid ravikanepi tooteid patsientidele võimaldada, on ka peetud tõsist poleemikat, et äkki see ikka kuidagi mõjub kahjulikult. Aga nagu üks hea tuttav nagu võrdles, et isegi kui peaks selguma, et kõige hullemad
hirmud vastavad tõele, et kanep tõesti, ma ei tea, 30. eluaastaks muudab su suure tõenäosusega skisofreenikuks, mis ei ole tõsi, aga ütleme, palju kardetakse seda. Siis kui on nagu vaagida see, et kas sa 20. eluaastates on su skisofreenia risk või sa ei arene 4-aastaselt, vaid tõmbled põrandal 7 tundi ööpäevas, siis siin ei tohiks olla eriti raske nagu seda kaalukaussi siiski kanepi poole kallutada. Ja need, no ja ei ole mingit alust arvata, et see niimoodi mõjuks, eks ole, kahjulikult. No võib-olla, kui see erinevus, see sortide erinevuse teema jõuab ka näiteks Eesti arstide teadusesse, et on olemas mingisugused sordid, millel ei ole seda meelelahutuslikku mõju. Ja no jällegi, ega need kõiki patsiente ei aita, sellest CBD-õlist ei ole mingit kasu vähihaigel valude leevendamiseks ega ilmuse leevendamiseks. Seda küll. Ma ei tea, kas Eestis on niisuguse päriliku kroonilise epilepsiaga lapsi, ma ei ole kuulnud küll. Ei tea, loodame, et kui on, siis väga vähe. Loodame tõesti. Mis veel uudist on? Mina praegu nagu värskemaid uudiseid ei oska siin esile tõsta. On kirjutatud sellises veebis nagu ladybot.com ilmus päris hea selline lustlik, aga faktipõhine ülevaade sellisest kanepiga sageli seondatavast käitumishäirest nagu amotivatsiooni sündroom, mis on nagu lihtsamalt väljendudes siis see, et kanepi suitsetamine teeb sind laisaks ja noh, pärsib su motivatsiooni ja elus hakkama saamist. No, ja siin on... ma võrdleksin kohal, et kui ma tarvitan alkoholi, siis ma muutun ka laisaks, siis ma ei hakka tööd tegema purjus peaga ometigi. Üldiselt sellest ülevaatest ja mulle mulje, et kui võrrelda viimasel ajal tehtud uuringuid nagu muude valdkondadega, siis on pilt selline, et kui see amotivatsiooni sündroom üldse olemas on kanepi puhul, siis on ta kordades väiksem näiteks kui televiisori amotivatsiooniline mõju. Minul ei ole televiisorit siin üldse, nii et see... Ma usun, et ka Facebooki on võimalik amotivatsiooni sündroomiga seostada. Tõsi. Facebook on olemas, tarvitan liiga tihedalt. See on natuke juba arenenud sõltuvuseks. Keelame ära. Ja loomulikult tuleks ära keelata. Mis see ei ole üldse küsimus. Türgis keelati YouTube ära ja Twitter ja türklased on palju produktiivsemad, eks ole? Jaa, läksid tänavale kohe. Lisaks on nad häkkima õppinud, ma kuulen, et iga Türgi thumbjuuser on praegu keskmisest Eesti interneti kasutajast palju nutikam ja ettevaatlikum. Täpselt nii see on. Eks uimastite ärakeelamisega kaasnevad ka sellised nähtused, et palju tekib ise hakanud eksperte. Mingis mõttes on kanepi koduviljelus kõige täppisteaduslikum aiandusharu maailmas. Oi, ma olen näinud internetis neid pilte ja neid kirjeldusi. See on täielik teadus, mida nad teevad. Hüdropoonika, aeropoonika, jumal küll. Ma ei tea, et need asjad olemaski on enne, kui ma hakkasin uurima. Täielik müstika. Ja kõik tänu keelurežiimile. Jah, loomulikult. Ja samuti see, et kanep on tänapäeval kangem, kui ta varem oli. No, kui sul tõesti asi on keelatud ja väiksed kogused ja kõrged hinnad, siis arendad ikka kvaliteeti. See on täiesti mõistlik, et sa saad vähemast kraamist, saad rohkem mõju. Mingid veidrad tegurid suunavad seda, mis avaliku turu puhul ei suunaks. Näiteks see, et muutuvad populaarseks sellised ained, mida koertel on raskem avastada. Narkokoertel. No, narkokoerad on üks LSD-d ei avasta üldse. Nad päris paljusid asju ei avasta. Muuhulgas ei avasta nad selle mis see on see e-tubaka vedelik, eks ole, samale alusele annab viia kuidagi mingi keemilise protsessi kaudu ka kanepi mõjuaineid. Ja need on koertel avastamatud. Ja nende populaarsus kasvab, sest neid on lihtne panna oma e-piibu sisse ja
kas või lennukis piiri ületades tarvitada ilma, et keegi nuriseks, eks. No nüüd on hakatud seadusi ka selles osas rohkem muutma ja üritatakse tabada neid, kes selliseid asju keelatud kohas kasutavad, aga selge on see, et need arengud on suuresti suunatud sellest, et inimeste käitumist üritatakse keeluseadustega nagu muuta. Jah, e-kanep täitsa uus leiutis. Jah, kuule, aga tänaseks siis vast kõik, kui uudised on otsas ja vaatame, kuidas tagasiside on. Jah, rääkige meiega, kas teile meeldis see saade ja kas te tahaksite selliseid bülletajane veel vahetevahel kuulda. Ja keda te tahaksite siin stuudios rohkem näha ja külalisi soovitada võib-olla kedagi, võib-olla kutsume mõne poliitiku siia rääkima, mida tema arvab teemast, mõne ametniku. Nii et mõtted on palju ja tagasisidet saab anda vabakanal.ee või siis ka näiteks ravikanep.ee. Ja meile võib kirjutada aadressil juhatus@ravikanep.ee, kui teil on mingisugune tervisehäda, me üritame nõustada, me ei ole arstid, me ei ole ka volitatud soovitama ega ka tarnima neid aineid, aga eks me üritame nõuga abiks olla, kui vähegi suudame. Aga tänaseks head päeva. Kohtumisteni.